Nii, tere kõigile ja taas on podcasti osa MTÜ SafeLab podcast ja kus me räägime, arutame sellised väga aktuaalsed teemad ühiskonnas, mured, ohud, anname nõu vahest ja avaldame oma arvamust nende teemadel. Ja tänane podcasti teema on siis järgmine, lähisuhtevägivald, väga aktuaalne teema, kodutus ja varjatud ärakasutamise vormid. Ja nendel teemadel räägime täna väga hinnatud eksperdiga antud teemal, et Lenne Indov. Tunnen teda isiklikult ka ja miks ma teda tunnen, et me õpime koos Tallinna Ülikoolis magistriõppes ja tal on väga kogenud selline taust antud teemal. Ta on palju aastaid panustanud ohvriabi valdkonnas ja nüüd ta on sotsiaaltöökeskuses eesliinil. Ja tahaks temaga just antud teemal natuke nende teemade üle arutleda. Tere Lenne! Tere Igor ja suurepärane sissejuhatus, aitäh sulle, et võib-olla ainult paari sõnaga täpsustan, et tõesti kogemuste pagas on suur ja ennem seda, kui siis ohvriabi osakonnas siis tegelesin lähisuhtevägivalla teemaga, siis ennem seda ka olen töötanud politseis ja puutunud kokku ka otse lähisuhtevägivalla väljakutsetega ja käinud neid ka lahendamas, nii et kogemuse pagas on nii siis otseliinilt nii teenuse arendamise poole pealt, poliitika kujundamise poole pealt natukene, kui ka siis uuesti eesliini peal, ehk siis täna Tallinna Sotsiaaltöökeskuses olles uuesti on tulnud ka sükene klienditöö ligemale, ehk siis need juhtumid elust enesest. Jah, kui juba rääkisid politseist, et unustasin ennast ka tutvustada, et ma olen seda teinud ka enne teistel teemadel ja et olen ka politseinik ja paralleelselt tegutsen ehk siis antud MTÜ SafeLabi raames ehk siis tegelen natuke paralleelselt ka ennetustööga. Ja see on selle podcasti mõtte tuligi, et just ennetustöö tegevuse raames arutleda nende teemade üle, mis on väga aktuaalsed. Kindlasti vaadake meie teised teemad, mis meil antud kanalil on. Aga meie teema juurde küsiks alustuseks. Räägi palun natuke enda kogemust, sa juba natuke rääkisid, aga et kuidas sinu eelmine kogemus on praeguse töökohaga seotud ja kuidas need teemad haakuvad, kuidas need ristuvad need teemad või siis kuidas sa tõid enda kogemuse pagasi nüüd sellesse töökohta, et kas on midagi ühist või et kas üks tuleb teisest? Jaa, see on kusjuures väga hea küsimus ja kui sellele niimoodi tagasi vaadata, siis alustada siis võib-olla sealt politsei kogemusest, et sealt ju on ka väga palju kaasa võtta, ehk siis mida sealt näha ongi see, et vahetult mis on need situatsioonid, mis on need olukorrad, mis on need juhtumid nagu üldse, mõista natukene neid juhtumi osapooli ja seeläbi mõistagi siis selle vägivalla tähendust ja mõista ka siis seda raskuskeset, mis võib-olla lahendamisel ette tuleb ja hakkab liikuma nagu ka etapiti teistesse kohtadesse edasi, ehk siis teiste töölaudadele. Ja kui politsei kogemus on mind kokku viinud
ja selle pagasiga edasi liikudes ma olen töötanud ka tegelikult ühe suurema haigla EMO-s, kus jällegi hakkasin ma märkama neid lähisuhtevägivalla ohvreid ja sealseid abistamise võimalusi ja millises etapis saab neid aidata, sest eelnev kogemus aitas mõista, kes on see ohver, mis on tema see vajadus ja kui vastuvõtlik ta üldse võib-olla abile on ja millises etapis saab teda üldsegi aidata ja kui see EMO kogemus nüüd ka võtta koos politsei kogemusega kaasa, liikuda edasi, siis ohvriabi poole, kus oli siis see teenuse otsene arendus ja kogemus seeläbi veel rohkem seda sihtrühmi ehk siis sihtrühma lähisuhtevägivalla ohvrite tundma õppides, tema vajadusi tundma õppides, tema abivajadust tundma õppides ja seeläbi ju teenust ka arendades. Need kõik eelnevad kogemused on aidanud paremini mõista selle ohvri vajadust, toetamise vajadust ja siis ka seda, kuidas teda tegelikult toetada. Ja kui nüüd need 3 kogemust veel panna uude seljakotti, millega ma täna olen siis liikunud juba järgmisesse organisatsiooni, milleks on Tallinna Sotsiaaltöökeskus, siis mida see kõik aitab täna veel paremini teha, ehk siis mõista süsteemi, mis toetab seda või mis sekkub siis sinna vägivalla mustrisse või kui see ja need ohvrid jõuavad ka meie teenustele, sest meie oleme ka teenuse osutaja, mis tähendabki siis seda, et see lähisuhtevägivalla ohver jõudes meieni, mul on täna juba oskus märgata juba väga väikeste märkide peal ära, et see on see ohver ja mõista ja aru saada ka siis seda, milline on selle ohvri vajadus ja kuidas teda meie teenusel edasi toetada, sest nad jõuavad igale poole, nad jõuavad tegelikult kõikidele teenustele, nad jõuavad töökohtadesse, nad jõuavad kiirabisse, EMO-sse, need ohvrid, kui me räägime lähisuhtevägivalla ohvritest, siis nad jõuavad kõikidesse institutsioonidesse ja mis on nagu oluline, on kuidas märgata, kuidas nad üles leida, kuidas siis, kui ei oska neid aidata võib-olla antud hetkel, kuidas siis jõuda selleni, et see abi, mida see inimene vajab või tugi jõuaks selle inimeseni ka, et kuidas vahendada seda abi ja tuge, kui see ei oska. Need on need seljakotid, mis minuga täna kaasas käivad ja ütlen, et igast ametist, igast elukutsest, igast koolist, sest siia juurde ma olen ju ka õppinud Sisekaitseakadeemias, ma olen õppinud Tallinna Ülikoolis, ehk siis need kõik õppimised, need tööd, praktilised kogemused, need kokku annavadki selle väärtuse siis selles valdkonnas tegelikult. Jah, et see on väga hea sissejuhatus ja nüüd võib-olla lähekski küsimuste juurde. Et räägime siis lähisuhtevägivallast, et meie kasutame sellist lühendit nagu LSV ja ma kohe ütlen kuulajatele, vaatajatele, et võib-olla me vahest kasutame LSV lühendit, see ongi lähisuhtevägivald. Et need samad LSV-d, ehk siis lähisuhtevägivald, et siiamaani on meil ühiskonnas ikkagi kiputakse, et seostuma ikkagi füüsilise vägivallaga, et ja millised vormid lähisuhtevägivallas on veel olemas, et kui me räägime, sa võid näited tuua ka kindlasti, et kui oma praktikast või kogemusest elust või siis võib-olla selgitaks lihtsamas keeles võib-olla inimestele, et mismoodi see lähisuhtevägivald välja näeb, kui me ei räägi just füüsilistest vormidest. Jaa, see on jällegi väga hea küsimus, ehk siis see vägivald, lähisuhtevägivald eriti võib olla väga peidetud, siis natuke võib-olla isegi jutumärkides, et näiteks
ma võingi tuua oma EMO näite, kui ma töötasin EMO-s, tollel hetkel ma olin registraator, ehk siis ma olin esimene inimene, kellega kokku puutus see lähisuhtevägivalla ohver ja kui nad juba jõuavad EMO-sse, siis nad jõuavad ikkagi füüsiliste vigastustega ja siis selles suhtes on ka lihtsam seda märgata ja muidugi, mis tähendab seda, et sa pead ikkagi oskama märgata, sest ega üldjuhul mitte küll alati, aga see ohver võib oma toimepanijat siis ka kaitsta ja võib nii-öelda seda tõde ka moonutada, ehk siis öelda, et kukkusin või jooksin vastu ustepiite, neid üks kukkus isegi väidetavalt keldrisse trepist alla ja pikema vestluse juures tuli välja, et tegelikult see trepist alla kukkumine ei olnud ikkagi nagu vabatahtlik, vaid seal oli abikäsi juures. Aga mis muster joonistus nagu üsna kiiresti välja, oli see, et kus saab nagu toetada või mingisugustki infot sellele ohvrile siis anda, et kus on abi või milline see abi või üldse temale läheneda selle vaatega, et ta on abi vaja, sest ega see on ka tema jaoks väga võõras. Nad ise normaliseerivad ka seda olukorda, mis siis tähendabki seda, et seal ees olles ma mõistsin üsna kiiresti, et tegelikult ma ei saagi nagu siin ees olles neid aidata, ma sain aidata neid nende kinniste uste taha, kuhu viisid nad arstid. Tähendas seda, et see toimepanija jäeti korraks maha, kinnise ukse taha, nad tahtsid alati kaasa minna, kontroll oli ju see, millest nad ei suutnud lahti lasta ja nad miskipärast tahtsid alati sisse kaasa trügida, aga üldjuhul seda ikkagi ei lubatud, kui on ju täiskasvanud inimesed ja see oli see aken, kus siis sa saad inimesega nagu vestelda ja tema jaoks selle turvalise ruumi tekitada ja hakata vaikseltki kas on nii palju, et sa süstid temasse mingisugusegi mõtte, et ma korra ikkagi kas võtan ohvriabi kriisitelefoniga ühendust või otsin infot vähemalt selle kohta, et kas see, mis minuga toimub, on nagu okei või ei ole, sest jah, ohver tihtilugu ka ise kaitseb seda vägivalla toimepanijat või siis eitab seda vägivalda. Ja teine asi, mida ma mustrina hakkasin seal EMO-s märkama, oli siis see, et väga kiiresti tuldi neile järgi ja taheti nad ilma ühegi sõnata ära viia, et keegi alati väga kiiresti mingisugune pool ilmus välja, kes tahtis ära inimesi siis viia. Et see on võib-olla see EMO näide, aga kui nüüd tuua, see on füüsiline ja füüsilist vägivalda on lihtsam märgata sellel jah, võib olla eitus, aga kui ma korduvalt kuulen, et mul naabrid märatsevad ja karjuvad ja pärast ikkagi näen ka vigastusi, siis on ju selge, et seal mingisugune probleem on. Ja seda on lihtsam märgata. Aga kui me räägime neid näiteks vaimsest vägivallast, siis seda märgata, seda ka kuidagi siis tõendama hakata või seda isegi nagu võib-olla ise mõista, et ma olen vaimse vägivalla ohver, seda on veel keerulisem ja nii endal, nii kõrvaltvaatajale kui kõigile osapooltele, sest vaimne vägivald ei jäta ju seda sinikat, vaimne vägivald ei jäta haava, ei tekita ka verd üldjuhul. Nii et see vaimne vägivald ja manipulatsioon ka ma isegi nimetaks, mida on viimasel ajal hästi palju, on igasugused ahistavad jälitamised, sest niimoodi on väga lihtne minna hulluks ja mõeldagi, et ma olen hull ja mulle tundub, et nii on või nii ei ole. Et võin tuua ka ühe näite siia juurde, ehk siis oli üks naisterahvas, kes kogu aeg nagu mingi tundis, et see ei ole õige, siin suhtes on veel osapooli, oli niisugune vaimne manipulatsioon ja kui ta üritas siis teise osapoolega nagu vestelda, et mulle tundub, et meie suhtes ei ole nagu kõik korras, siis talle ikkagi hakati väga selgeks tegema, et ta kujutab endale asju ette ja ega neid asju pole olemas ja üldiselt sa mõtled neid ka ise välja. Ja kui seda tehakse sulle igapäevaselt ja räägitaksegi siis
uskuge mind, väga lihtne on ise ka hakata uskuma, et äkki ma mõtlengi üle, äkki ma mõtlengi valesti ja äkki ma olengi hull. Aga antud juhtumi puhul siis juhtus tegelikult lõpuks nii, et see ettekujutluse nii-öelda vili siis, mida väidetavalt see naine ette kujutas, see ilmus nendele koduukse taha päris luust ja lihast ja tegelikult oligi selles suhtes mitu osapoolt lisaks nendele 2 osapoolele ja see naine ei kujutanud mitte midagi ette. Väga lihtne näide ja väga lihtne näide siis inimest lihtsalt hulluks ajada ja talle selgeks tehagi, et sa kujutad asju ette, nii ei ole, sa mõtled, sa oled, lõpuks ju tulevad ju ka süüdistused, et sa oled hull ja sa oled agressiivne ja mis iganes diagnoos hakatakse sulle ka veel külge panema ja kui me räägime veel sellest ahistavast jälitamisest ja telefonide pealt kuulamisest, siis tänapäeval on seda ja niivõrd lihtne teha läbi erinevate tehniliste lahenduste, mis on ju loodud meid abistama ja teistpidi siis loovad järjest rohkem võimalusi tegelikult ju ka kontrollida siis mis iganes need motiivid on teise inimese manipuleerimiseks, kontrollimiseks, neid tehnilisi võimalusi on täna lihtsalt nii palju ja neid kuskilt avastada, tabada, neid on väga lihtne kas või temust tellida. See on väga keeruliseks on läinud need vaimse vägivalla teemad ja kui seda tehakse sinuga igapäevaselt ja järjepidevalt, siis oma vaimset tervist läbi vaimse vägivalla kaotada on väga lihtne. Aga seda tagasi pärast saada on väga keeruline, et see on võib-olla see kõige raskuskese, et ma ei tea, ma võib-olla läksin juba väga kuskile kaugesse maailma oma vastusega, et sa võid uuesti küsida, kui ma mingi osa jätsin vastamata. Ei, sa rääkisid õiget asja, aga sinna juurde ma tahaks lisada ka siis, kui me räägime vormidest, ehk siis millised veel. Ja ma tahaks tuua sinna võib-olla juurde ka erinevad mitte vormid, vaid mitte ainult, ma ei oska isegi selgitada seda, et mitte vormid, vaid olukorrad ehk siis ja suhted, ehk siis, et mitte see vägivald võib toimuda ainult paarides ehk siis suhetes, kus on mees ja naine ehk siis abielupaar või siis koos elamine toimub, vaid ka teiste vormidel ehk siis sugulaste vahel. See võib olla ka vanemate suhe, võib olla ka õde-vend, võib olla ka veel teised vormid, teised sugulased ehk siis selles mõttes, et elukaaslased, et ta ei pruugi olla ka otsene sugulane. Ja kõik sellised vormid ka eksisteerivad seal nendes suhetes. Ja ma võib-olla tooksingi just näiteks ka ema, poja, ema või ema, tütre, need alanejad ja ülenejad, nendes on väga palju vägivalda, sest olgem ausad, tänapäeval praegult on elu läinud nii kalliks ja see kooselu vormid on just nimelt ka sellised, et need lapsed ei kipu kodudest välja kolima ja nad jäävadki elama oma vanematega ja sealt läbi see vägivald, igal pool, kus on inimsuhted ja kui inimesed ei pea enam dialoogi, mis on nagu vaba mõlemalt poolt, vaid kuskilt poolt hakkab manipulatsioon või kuskilt poolt hakkab sund, mis ei ole enam dialoog, vaid on peale surutud midagi, siis sealt maalt lõpuks hakkab see vägivalla pall veerema ja ta hakkab minema ja see on probleem, aga see on huvitav, et kui vaadata ju kuskile välismaailma, sest Itaalias näiteks elavad suured sugukonnad koos ja elavad nagu ikkagi rahumeelselt üldjuhul koos ja nad suudavad elada, aga pigem jah, kus on inimesed, kus on inimsuhted, seal ikka võib ka katkeda dialoog ja kui katkeb dialoog, kust hakkab siis nii-öelda kuritarvitamine, siis sealt maalt hakkab ka see vägivald siis pihta ja see ei pruugi olla mees-naine, see võib olla naine-mees, naine-naine, mees-mees ja nii edasi, ema-poeg, ema-onu või kes iganes siis ühele lihtsalt lähisuhe on terminoloogiliselt ära mõtestatud läbi siis ühe kohtulahendi ja ka seaduse, ehk siis see on omaette teema. Veel ohvriabi seadus ütleb, kes on perevägivalla ohver
ja siis see kohtulahend ütleb, mis on lähisuhe. Aga sellest võime teinekord pikemalt rääkida, sellest räägib minu magistritöö. Kindlasti, et see ei ole esimene ja viimane kord, ehk siis, aga kui saaksid rääkima juba just ahistamise jälitamisest, ehk siis ma ütleks ka juurde sinna, et see on karistatav, see on meil eraldi karistusseadustikus paragrahv olemas, nii et kui tegemist on juba kvalifitseeritud kuriteoga, ehk siis ahistamise jälitamisega, ehk siis see on karistatav, kindlasti tasub juba selliste asjadega pöörduda politseisse ja siis isegi kui ta ei ole kindel selles, et kindlasti, et võib. Ja ma hästi toetan seda mõtet ja üldse mina ikkagi toetan seda mõtet, et kui keegi tunneb ennast halvasti, kui keegi tunneb, et see ei ole päris õige või keegi tunneb, et kahtleb näiteks, kas see on lähisuhtevägivald, siis alati pöörduda professionaali poole, kas siis ohvriabi poole, kas siis helistada 116006 ohvriabi kriisitelefonile ja põrgatada ja peegeldada mõtteid, ehk siis kõige olulisem on, ei tohi jääda üksi oma mõtetega, kui on ikkagi, nagu Igor tõid hästi välja, kuriteokahtlus, mida me tavainimesena võib-olla ei tea, siis no keegi ei võt tükki küljest ära, kui sa konsulteerid politseiga, keegi ei pane kinni, keegi ei tee midagi, vaid sa konsulteerid, sa saadki infot, ehk siis kas ja võib-olla ka edasisi juhiseid, kuidas edasi toimetada, sest olgem ausad, ega seda ahistavat jälitamist on ka väga keeruline tõendada pärast ja seda ka nagu siis kuidagi võib-olla saab ka abi sellele, et kuidas seda teha, et pärast oleks seda ka võimalik tõendada. Vahest aitab lihtsalt avalduse esitamine ja võib-olla kutsutakse inimest lihtsalt vestlusele ja juba see lahendab olukorda, et võib-olla see juba peatab ahistajaid. Ma muidugi tahaks siin nüüd natukene võib-olla diskuteerida, võib-olla parandada, vaatame, kuhu see läheb, et tegelikult kui on tegemist lähisuhtevägivallaga, siis me ei peaks lähtuma sellest, et kui politseile tuleb info siukse või kuriteo mingisuguse kahtluse, siis me mitte ei oota avaldust, vaid siis me hakkame uurima. Et see pool võib-olla, et ohver võib-olla ei ole tollel hetkel valmis kirjutama avaldust, võib-olla ta ei taha mingisugusel X põhjusel, et kui ikkagi on kuriteo kahtlus, siis me ei peaks ootama selle ohvri avalduse järgi, vaid me peaksime ikkagi uurima. Aga ma ei tea, võib-olla sa tahad seda ümber lükata. Ei, täitsa nõus olen, et ma pigem võib-olla läheks sinna just selle ahistav jälitamise juurde tagasi, et kui see on esimene näiteks juhtum ja kui selline info tuleb just avaldusena, siis nagu ma lihtsalt julgestan inimesi, et ärge kartke esitama, et ehk siis ärge kartke pöörduma politseisse üldse, et isegi kui see on esimene pöördumine, et ja võib-olla seal kõik need asjaolud ei ole täidetud selleks, et alustada kriminaalmenetlust, aga ikkagi te saate, nii nagu sa ütlesid juba, et saate vähemalt mingisugust nõu, suunamist, abi, nõu kuskil edasi minna, pöörduda edasi, suunatakse sind ikkagi, antakse kontakti kätte ja nii edasi. Et võib-olla juba see aitab edasi seda juhtumit tegeleda ja siis abi saada. Ja samas näiteks nii ma ütlesin, et võib-olla kui tegemist ei ole päris lähisuhtevägivalla, vaid lihtsalt näiteks ahistav jälitamine, mingi teine võõras inimene, mis samamoodi läheb selle alla, aga natuke kõrval tegema selline mitte otsene veel suhe veel tekkinud, vaid keegi näiteks jälitab kedagi. Et tahab just suhet saada ja siis jälitab inimest igatpidi ja siis võib-olla vahest aitabki just see, et inimene pöördub politseisse. Ma mõtlesin seda. Et siis inimest tuvastatakse, kutsutakse vestlusele ja see võib-olla see juba peatab teda. Et nii selles mõttes, et see on juba algfaasis nagu selles mõttes võib peatada. Lihtsalt inimesed ei tea, et iga kahtluse, iga asja pärast võib pöörduda
politseisse hooldusega. Et ma lihtsalt julgestan inimesi vahet üle, et kas ta kindel on või ei ole, pöörduda politseisse. Ja seal juba edasi... Mina teen täpselt seda sama, kõige olulisem on pöörduda, ma toon ikkagi selle ohvri korraks, tulen ohvri perspektiivi tagasi, tihtilugu võib-olla temas ei ole seda ressurssi, ei ole seda võimekus, siis siin tekib küll nii lähedastel, sõpradel kui kõigil teistel, kas või töökaaslastel, kes on ära märganud selle inimese, ma ütleks niisugune väikene kohustus, et ärge pöörake pilku ära, vaid pakkuge nagu kas või seda tuge, et see esimene samm koos temaga teha, et kas või esimene samm koos politseisse minna, kas või esimene samm koos kõne teha, kas või esimene samm see sild ära luua ja sealt edasi siis saavad juba kõik spetsialistid hakata tegelema vastavalt oma pädevusele, politsei oma pädevusele, ohvriabi oma pädevusele, saavad hakata inimest jõustama, toetama ja edasi juhendama. Ja ma olen hästi nõus sellega, et oluline on mitte jääda üksi oma teemaga, vaid oluline on see, et jõuda abini ja oluline on see, et märkajal siis kas anda need kontaktid või aidata jõuda inimesel abini ja sealt edasi siis juba usaldada spetsialistide siis abistavajate käte vahele pehmelt öeldes. See samus. Aga kui me läheme nüüd tagasi sinu praeguse tööpostile, töökohale, et ehk siis sellele teemale tagasi ja küsiks võib-olla sellist asja, et mis sinu arvates või siis või on kogemus ka juba väike sul olemas, et sa võid rääkida sellest, et kas lähisuhtevägivald et võib inimest tänavale viia. Ehk siis kas selline lähisuhtevägivald vorm võib kuidagi inimest viia päris sotsiaalisolatsiooni ja niimoodi, et satuks päriselt tänavale ja vajaks abi. Kusjuures hirmutavalt lihtsalt võib see seda teha. Ehk siis juhtumid on ju tegelikult erinevad. Ongi me ei ole täna veel rääkinud näiteks majanduslikust vägivallast, mida saab väga hästi rakendada siis lähisuhtes on ju, ongi see, et ma koorman, lihtsalt näitena, koorman ära teise osapoole igasuguste maksude, igasuguste võib-olla kõik otsekorraldused, kõik laenud, absoluutselt kõik on ühe osapoole nimel ja lähevad maha näiteks kõik ühelt osapoolelt, mis tähendab seda, et ühe osapoole sissetulekud on hästi ära planeeritud väljaminekutega ja ega ei ole kogumisvõimalust, et ma väikest tagalat näiteks endale üldsegi koguks, et kui ma satun, et kuidas tagada seda, et ma ei satuks toimetuleku raskustesse ja sellesse on väga lihtne sattuda, kui tekib nüüd see olukord X, sinnamaani, kus kõik toimib, kõik on nagu hästi, ei ole näiteks lahkumineku faktorit, milleni on viinud, on ju lähisuhtevägivald, ei ole siis võib-olla seda terrorit, mida ma ei suuda näiteks enam nagu kannatada, aga mul puudub väljapääs, sest ma olen majanduslikult sellisesse lõksu aetud, et võib-olla ma ei tule või mitte kindlasti, ma ei tule lihtsalt enam toime ei eluruumide maksmise eest, ei üüri maksmise eest, ma ei saa ka endale ühtegi pangalaenu enam juurde ja ma olengi võib-olla päeva pealt kodutu ja võib-olla ma olen, ehk siis ma satun toimetuleku raskustesse ja sellesse on hästi lihtne kahjuks sattuda. Ja siin on nüüd hästi oluline kõik see võrgustik, mis siis ümberringi hakkab nagu toimima ja kuidas kiiresti inimest toetada sellel hetkel, et ta saaks, võib-olla ta peab tegelema võlgadega, võib-olla on vaja abistada mingit majandamisteemadega, ehk siis võib juhtuda, et inimene on pikalt olnud näiteks eemal tööturult ja ta on pidanud kodus lapsi kasvatama. Ma rõhutan nagu sõna on pidanud, sest tal ei ole nagu teist võimalust ka jäetud, vaid tal ongi selgeks tehtud, et see on naise roll. Olla kodus, pull ees, kulp käes ja lapsi kasvatada. Ja ta võib-olla on aastaid olnud seeläbi tööturult eemal ja tal võib-olla ongi vaja natukene tuge
siis absoluutselt kõiges, tööturule naasmises, majanduslikus nõustamises ja kõiges ja võib-olla ka siis võlanõustamises, sest me ei tea, mis ta majanduslik olukord on või kuhu ta on sattunud. Nii et kahjuks ma pean tõdema, et see pigem on väga suur risk ja siin on nagu väga oluline nüüd see, kuidas nüüd see kogukond ja kuidas see võrgustik selle inimese ümber, kes hakkab teda abistama, hakkab ühtselt tööle. Sest antud juhul see on selline abivajaja, kes on väga kompleksse abivajadusega, ta vajab väga mitmekülgset abi ja see eeldab mitme asutuse väga head koostööd. Ja kui ma käisin Saksamaal Victim Support Europe'i konverentsil, siis või mitte Saksamaal, vaid Saksamaa seal viis läbi ühte töötuba ja minu meelest see on mulle kõrvu jäänud väga kandvalt kõlama, kus töötoa juht ütles, et ühe vägivalla ohvri aitamiseks on tegelikult vaja tervet küla. Ja kui see küla hakkab hästi nagu toimima ja see küla hakkab hästi koostööd tegema, siis me saame selle vägivalla ohvri hästi ära aidata ka. Sest igaühe käes on mingi jupikene abi, kes saab aidata nii, kes saab aidata naa, kes saab elamisega, kes saab rahaliselt aidata, kes aitab töö. Ehk siis see eeldab väga paljude asutuste koostööd tegelikult ja väga head koostööd ja võtmesõna jääb sinna, ehk siis tulles nüüd tagasi, et kas on võimalik, kahjuks on see võimalik ja ma väga loodan, et seda pigem ei juhtu inimestega või kui juhtub inimestega, siis ikkagi see küla, millest ma siin rääkisin, või kogukond hakkab nagu päriselt tööle ja toetama teda selles, et ta saaks tagasi siis oma iseseisvusi, et ta saaks tagasi oma eneseusu, sest üldjuhul on tema ressurss ka olematu ja et ta saaks tagasi selle võimekuse olla taas see indiviid, kes võib vabalt siin elada, nagu me kõik tegelikult, aga miskipärast see olukord X ehk siis see vägivald, LSV, lähisuhtevägivald, perevägivald, ükskõik kuidas me seda nimetame, on ära võtnud temalt kõik. Ja järgi on jäänud võib-olla selline inimvare, keda siis tuleb hakata mitmekülgselt tegelikult toetama ja tema ressurssi taastama, et ta taas suudaks siis olla see inimene, kes me kõik tahame olla. Jah, täitsa nõus. Aga vaata, me just rääkisime nendest teenustest, sa juba nimetasid neid, et millised on võimalused on olemas ja meil on olemas varjupaigad, meil on sotsiaaltöökeskused olemas ja muud teenused KOV-idel ehk siis kohaliku omavalitsustel. Ja Sotsiaalkindlustusamet samamoodi pakub väga suure paketi teenuseid ja rääkides kõikidest nendest asjadest, et minul tekib ja võib-olla teistel ka ühiskonnas, et selline küsimus, et kas, miks siis inimesed ei pöördu, et võib-olla natuke räägiks sellest, et miks siis kõik need teenused olemas nagu, et mine ja küsi, et aga mis selle taga on, miks inimesed ei pöördu, miks põhimõtteliselt info on ju olemas, et mine vaid küsi ja saad abi. Aga mis selle taga võib olla, et millised võib-olla, et see sõnum läheks just ühiskonnale, et miks inimesed ei pöördu, ja võib-olla kuidagi aitaks neid kaasa märgata ja siis sinna tuua kohta, et kus seda abi saab võtta. Miks just, mis selle taga võib olla, et miks inimesed ei pöördu, et see on ja see on $1 miljoni küsimus, ütleme nii, ja see tegelikult, ma arvan, et üheselt sellele vastust ei saa anda, aga ma toon võib-olla mõned näited. Ma toon mõned näited, mis on need näited, miks näiteks inimesed ei pöördu abi saamiseks. Üks on see, mida ma juba alguses puudutasin, ehk siis inimene ise eitab ka seda vägivalda. Ta ise ka esiteks, kas ta ongi juba harjunud selle mustriga, näiteks on teda juba lapsepõlvest saadik saatnud ja see on tema jaoks turvaline. See on hästi huvitav tegelikult, et ohver võib tunda ennast turvaliselt vägivaldses suhtes, sest see on talle tuttav muster. Ta tunneb, ta teabki ära, et okei, täna ma saan peksa, aga ma tean, et homme ei saa, sest see on talle väga turvaline muster, homme on juba nii, sest nii ongi ja see on teda lapsepõlvest saadik võib-olla juba saatnud ja ta elab selles mustris.
ehk siis see on nagu üks põhjus kindlasti, et need ohvrid võivad ise normaliseerida seda vägivalda ja seeläbi nad ei lähe ka ju abi kutsuma, sest nad ise arvavad, et tegelikult nad ei vaja abi, vaid kas võib-olla isegi ütlevad endale ja ka teistele nii, et aga kõik elavad ju nii. See on üks ohukoht, millele tasuks nagu pöörata, et kui te märkate, et selles peres või kas või kolleegiga või siis ma ei tea, lapse ema või lapse mingi sõbranna emaga, mis iganes, kus kohas te võite neid sellega kokku puutuda täiesti erinevates kohtades, et see on mingi korduv muster, et see, mis tundub teile nagu, et see ei ole okei, et see hakkab nagu korduma, siis ta ilmselt on selles eituses ja normaliseerib vägivalda. Ehk siis siinkohal on väga lihtne lihtsalt inimesega proovida suhelda, kas või ma võin tuua jälle siin ühe näite, et ka küsis mul üks tuttav, et mul on tunne, et mul naaber lihtsalt saab mehe käest peksa, kui mees joob. Ütlesin, et aga miks sa nii arvad, on ju? Ja neil peres väike laps ka. Ja siis ta hakkab mulle kirjeldama seda olukorda, no tegelikult olukord oli mitte võib-olla, vaid täiesti kindlasti lähisuhte vägivald ja ma tõin talle kohe sellele tuttavale siis välja, et aga peres on ju laps, et laps on kindlasti abi vajav, laps on alati abi vajav, kui peres on vägivald, ehk siis seeläbi juba me peaksime nagu koheselt reageerima ja teada andma vähemalt lasteabi telefonile. Vähemalt me oleme kõik teinud selleks, et selle pere saaks kuidagi abi, sest antud hetkel see naine siis ju ei oska paluda abi või ta ei taha paluda abi või ta ongi mingisuguses vastupanus või eitamises. Teine variant, mis ma talle pakkusin, oli siis see, et teil on ühine aed. Minge, satute sinna aia taha, rääkige elupuudest, rääkige, kuidas, ma ei tea, seened sul kasvavad või kasvaaias, aga mis tavaliselt juhtub alati, kui sa vaikseltki, ära küsi otse, vaid niimoodi ringiga vesteldes tuleb, küsidki lõpuks, et eile kuulsin, et teil oli muusika, et pidu või midagi, ehk siis kuidagi ümber ringi, et otsesed küsimused ehmatavad neid hästi ära, aga rääkides maast ja ilmast teksti sees küsida vaikselt ja siis võib-olla ka suunata inimeste abini. Ikka saab, kuigi ta on selles eituses. Siis mis põhjused võivad veel olla? Näiteks ongi, kui me räägime vanemealiste vastasest vägivallast, siis siin kohal on see häbitunne, et mina ju kasvatasin sellise lapse on ja nüüd ta on vägivaldne minu vastu ja kuidas ma siis nüüd lähen abi otsima, siis öeldakse, et sa ise olid saamatu, ei saanud näiteks hakkama. See on see sisemine mina dialoog, mis võib inimeste sees nagu käia, et see on vale häbi, ma ei lähe selle pärast abi otsima, et ma ise olen nagu süüdi või siis ka niisugune enese süüdistamine. See on üks põhjuseid, miks ei minda. Muidugi kindlasti on ka see, et need sõltuvussuhted, ma olen juba nii sõltuvussuhtes selle teise osapoolega, et ma nagu kannatangi ära, aga samas ma tean, et ma kardan, et ma ei saa üksi hakkama, need hirmud on, või siis ma ei saa majanduslikult üksi hakkama või siis muidugi need äärmuslikumad juhtumid, kus siis juba on ähvardatud, on ju, et kui sa siin kavatsedki abi otsida või kuskile minna, siis ma teen seda näiteks, siis ma teen nii, et sa lapsi enam kunagi ei näe, siis ma teen nii, et ma teen su maa tasa, ma rikun su karjääri ära, need ähvardused ja neid on nii palju ja neid võibki nagu lugema jääda, ehk siis põhjuseid, miks inimene abi otsi võib olla päris mitmeid ja võib olla ka see, et ma antud hetkel ei ole ise valmis ohvrina seda abi otsima, et ma küll juba nagu otsin endas neid ressursse, võib-olla ma olen ka otsinud netikontaktid välja, aga ma ei ole seda send nuppu või seda kõnet veel teinud, on ja see, et ressursid võivad inimeses olla väga erinevad ja natukene võib alati olla ka see, et mis siis muutub, et nagunii see keegi mind ei aita, ehk siis hakkab mingi see sisemine dialoog, mis siis takistab, et need on need müüdid, mis tuleks kõik, mida ma nüüd siin lugesid, ümber lükata ja julgustadagi inimesi, et ei ole nii, ei ole sina süüdi, kes sa kasvatasid, ei ole nagu kunagi ohver süüdi selle eest, et ma sain peksa, et ma ise teenisin selle ära, ei.
mitte kunagi seda nii ei ole, vägivallas on süüdi alati see, kes selle vägivalla toime paneb ja vastutab ka selle eest see isik, ehk siis need valehäbid, need ühiskonnas müüdid või ma ei tea, kuidas neid täpselt nagu sõnastada, et tuleks kõik ümber lükata ja julgustada inimesi pöörduma, julgustada inimesi märkama, julgustada inimesi ka üritadagi, kui teile satub mõni selline inimene, kes tuleb selle müüdiga, mida ma siin nii-öelda ennem rääkisin, et teda vähemalt üritada ümber siis mitte veenda, vaid teda üritada natukene mudida siis, et see ei ole nii ja nagu ma ütlesin, et võib-olla pakkuda talle seda esimese sammu tuge, et ma tulen suga kaasa, teeme esimese sammu koos, on ju. Mitte midagi ei juhtu, kui sa lähed, mitte midagi ei muutu, päike tõuseb täpselt samamoodi, ehk siis julgustada inimesi ikkagi pöörduma abi saama ja mitte elama nendes müütides ja nendes vale arusaamades, aga siinkohal ma ütlen, et ega meie ühiskond ei ole liialt toetav täna ju sellele, et väga paljudes ka meediaväljaannetes ju normaliseeritakse vägivalda ja uudiste pealkirju lugedes siis ega jääbki nagu tunne lõpuks võib-olla, et see on okei, et me normaliseerime või siis mingisugused situatsioonid, mis tegelikult on vägivaldsed, siis öeldakse, et ega ta ju ei tahtnud ja ega kui ta oleks kaine olnud, siis ta poleks teinud. Ehk siis see on ju tegelikult kõik vägivalla normaliseerimine ja seda teevad ka ohvrid, on ju, et oi, ega ta mind kaine peaga ei löö, et ta lööb mind ainult purjus peaga. Aga see ei ole okei, et see on vägivalla normaliseerimine ja seda me ei tohiks keegi ühiskonnas teha, on ju, ja vähemalt me võiksime minimaalselt siis viidata sellele, et see ei ole okei, kui sa iga päev karjud mu peale, et katsume rääkida nii, et me ei peaks karjuma või sellel hetkel, kui läheb üle see dialoog, läheb agressiivseks, kas või verbaalselt agressiivseks, siis astume korraks sellest välja, ütleme, et see ei ole okei, et sa karjud mu peale ja räägime siis edasi, kui sa saad muga rahulikult rääkida. Ehk siis vägivalda ei peaks normaliseerima, need müüdid tuleks kõik ümber lükata ja abini tuleks ise tuleb pöörduda ja tuleb suunata vähemalt inimesi sinna poole. Jah, aitäh. Et päris põhjalik vastus, ma ütlen, et ma arvan, kindlasti igaüks midagi jätab endale kõrva taga ja siis järgmise teema juurde tahaks sujuvalt üle minna. Et niimoodi, et ei lähe üldse lähisuhtevägivalla teemast, vaid natukene selline kõrvale astumine. Et nii nagu ma alguses ütlesin, et meil on ka teised ärakasutamise vormid ehk siis teemaks. Ja mida ma silmas pidasin, ehk siis erinevad ärakasutamised on siis tööalane ärakasutamine, seksualiseeritud ärakasutamine, muud vormid, ehk siis inimkaubanduse teema, et tooks natuke sisse ka, et sest lähisuhtevägivald vahest on seotud sellega või sellest juhtumist võib veelgi kasvada selle sama inimkaubanduse juhtum. Et jällegi siin on sundabielu, siin on kirjamine, et ja see ongi jällegi need samad lähisuhtevägivalla sellised mustrid. Ehk siis kõik on väga tihedalt seotud ja minu selline avatud küsimus, et võib-olla räägid ka natuke sellest, et nii nagu ma juba hakkasin rääkima, et millised mitte lähisuhte vägivalla, vaid sellised olukorrad meil ühiskonnas võivad viidata ka midagi muu siis selle taga, ehk siis inimkaubanduse juhtumile. Et näiteks kui me näeme tänaval inimest, kes näiteks kirjab või siis kes lihtsalt on pikali maas ja tundub, et kodutu, et kas et inimesed teaksid ka, et selle taga võib olla midagi.
ja siin jällegi on väga oluline roll, ühelt poolt siis on ju teadlikkusel, ehk siis me teadvustamegi endale, mis need vormid kõik on, ja teiselt poolt ma ütlen, et see märkaja on ikkagi võtmetähtsusega ja siin läbivalt ma ütleks, sest see ohver ise võib olla sellises jällegi ka, kui me liigume täpselt siia edasi, ikka see ressurss on see, mis tuleb ka siia kaasa, see ohver ise võib-olla, kas ta ei teadvusta endale, kas temas ei ole ressurssi või tal on mingi teine olukord X, ehk siis, et see on nüüd see olukord, kus ta siis on, kui me räägime nüüd erinevatest ärakasutamise vormidest, on ju. Aga siin hakata jälle märkama kõigepealt muidugi seda inimest ennast, on ju. Et millised on need mustrid ja üldiselt need mustrid hakkavad siis ju korduma ja ikkagi jälle järjepidevalt need ohvrid võib-olla ei ole kõige koostööaltimad, ehk siis nad alguses ei taha ju ka neid oma toimepanijaid üldse välja nagu anda, kui me räägime igasugustest ärakasutamisvormidest, kuidas, sest meil on ju Eestis ka olemas selline juhtum, kus oma abikaasa kupeldas siis tegelikult oma naist ja see toimub võib-olla varjatumalt ja siin ongi nagu, kui me räägime, kui nüüd panin 2 juhtumit kokku, ehk siis lähisuhtes toimus ärakasutamine, on ju, mis tähendabki seda, et lähisuhtes ta lihtsalt on veel rohkem. Ma just rääkisin sellest. Veel rohkem peidetud ja veel rohkem või raskem nagu märgata, et siin on hästi oluline roll nendel märkajatel, nendel spetsialistidel, nendel sõpradel ja kõigil sellel, kellega see inimene hakkab nagu kokku puutuma, on ju. Lihtne näide, kui ta näiteks ongi kuskil majutusteenusel, kus siis on ka näiteks 24 tundi valve olemas ja on, ütleme näiteks, et kui ta on noor naisterahvas ja talle igapäevaselt tuleb õhtul öösel auto järgi, on ju. See võib tähendada mitte midagi ja see võib tähendada midagi, on ju. Ehk siis väga lihtne on jätta nagu märkamata, aga lihtne on ka märgata sellist mustrit ja kasvu järgmisel vestlusel selle inimese käest kasvu lihtsalt nagu uurida, et kuidas sul läheb ja millised hakata inimesega sükest esmatasandi suhtlust ikkagi pidama ja üritadagi mõista seda mustrit, mis tundub nagu kahtlane. Või siis, kui me räägime ju haavatavast sihtrühmast, kes on kindlasti toimetulekuraskustega inimene, kes jõuab ka meie teenusele täna, siis võib-olla üks põhjustest on ka see, et nemad ju sihitatult võib-olla rohkem vaatavad seda nii-öelda odavamat sihivad seda tööd, mis on odavam ja mis siis võib-olla tööl, neid on ka lihtsam seeläbi ju ära kasutada, ehk siis kas need töölepingud on ikkagi nagu korrektsed, kas need üldse on olemas, ehk siis kõik sellised asjad on meil ka täna igapäevaselt töölaual, mida meie ka jälgime ja vaatame ja küsimegi või siis aitame kas või töölepinguid tõlkida, sest ka täiesti võõrkeelsed töölepingud pannakse inimestele tegelikult nina alla ja palutakse neid siis allkirjastada ja millele siis lõpuks ju inimene allkirja annab, ega siis tulebki hakata üldse uurima. Ja siis need kättesaamata töötasud ja kõik, et ära kasutada inimest, kes võib-olla ongi võib-olla ohvris rollis või on madalamate sotsiaalsete oskustega, võib-olla on ka vaimupuudega, võib-olla on mingi psüühikahäirega, mis iganes. Üldjuhul need toimepanijad ju, neil on nii ja nina, nad lihtsalt leiavad need inimesed kuidagi kohe ülesse ja siis on meie kui spetsialistide või siis ma ei ütle ainult spetsialistide, ma ikkagi rõhutan seda, et ühiskond laiemalt, kogukond ja üldse see, kes me oleme nende inimeste ümber, et meie kohus on seda märgata ja siis mitte naerda ja näpuga näidata, vaid nagu päriselt proovida nagu inimest kas suunata abini, kui ise ei oska, siis ikkagi otsida siis neid võimalusi, kuidas seda inimest aidata, et ega iga kord ei pruugigi ju ise aidata, aga kui me räägime ju inimkaubandusest, siis meil on olemas ka ju Sotsiaalkindlustusametis inimkaubandusohvrite toetamise tugi, kes ka tegeleb tiimina selle nimel, ehk siis alati on olemas kuskil keegi või alati on kuskil mingi teenus või alati on kuskil olemas keegi, kes teab ja kes oskab aidata, aga vahest on neid, nagu me ennem rääkisime, need teenuseid on ju palju ja neid teenuste rohkus on ju, et miks siis inimesed ei jõua. Ega esiteks võib-olla ei ole see info lihtsalt jõudnud inimesteni, aga kui näiteks minul see info on, siis on ju patt mitte
seda infot jagada, ehk siis siin ma ütlen küll, panen ka käe südamele kõikidele spetsialistidele, et ma mõistan, et ega see on ikkagi iga spetsialistiga natukene enda vastutus, et kui ta töötab selles valdkonnas, siis ta ka tunneb huvi selle valdkonna võimaluste vastu ja teeb endale selgeks need võimalused, kui ta ei tea, siis ta otsib nende kohta, sest võib-olla kõike seda virvarri, teenuste virvarri, mis meil siin ümberringi on, pähe õppida ei olegi võimalik ja ei ole ka mõttekas, aga oskus on see, et leia see info sealt netist kas või ise ülesse. Ehk siis see ei ole ääretult keeruline panna otsingusse paar märksõna ja siis tegelikult juba tuleb kõik info väga hästi välja ja kui sa jõuad juba esimese abistajani, siis see esimene abistaja kindlasti oskab sind edasi suunata ka teiseni ja nii peaks see nii-öelda, mida ma siin läbivalt ütlen, see küla peaks hakkama niimoodi tööle tegelikult, et need inimesed vajavad tihtilugu väga paljude erinevate asutuste abi, aga jõua selle esimeseni, kes juhatab su teiseni ja kes võib-olla kutsub kokku kolmanda. Ehk siis, et see on see trikk, aga see samm tuleb ikkagi ära teha, sinna tuleb jõuda. Ja seeläbi siis ma jõudsin nüüd juba jumal teab kuhu, aga jutt oli siis sellest ära kasutamisest ja nendest märkidest ja kuidas nagu märgata või mis need on ju. Et eks nii ta on, lihtsalt nagu ma ütlesin, on haavatav sihtrühm ja on toimepanijad ja nad lihtsalt leiavad need inimesed ülesse kahjuks. Jah, et ma lihtsalt võtan kokku, et selle sama küsimuse, et jah, et meie sõnum ja sinu räägitud praegu vastus ka, et kindlasti mitte ainult ühiskonnale, vaid ka meie valdkonna spetsialistidele, ehk siis sotsiaal- ja politsei ja üldse riigiasutuste, ütlen nii, spetsialistidele, kes puutuvad igapäevaselt kokku erinevate juhtumitega, ehk siis et märgata ja suunata õigesse kohta. Siis koolitused, sellised podcastid, erinevad koosolekud, kokkutulekud, erinevad seminarid, erinevad vormid, kus inimesed saavad rohkem infot valdkonnas toimuvatest asjadest ja seadustest või siis koostöövõrgustikke luuakse, et siis sellised formaadid on alati kasu toonud. Räägin ka enda kogemusest, et kus ma olen hästi palju uusi asju saanud ja õppinud ja saanud kokku teiste spetsialistidega ja loonud kontakte nii tööalaselt kui ka mitte. Siis väga lihtne näide on see, et kus naabrid või siis tavalised inimesed, sama korterelamu või siis majaelanikud, vahet ole, kus see toimub, võivad märgata, et tegemist võib olla lihtsalt prostitutsiooni juhtumiga või kus lihtsalt toimub seal, vaid selle taga võib olla sunnitud prostitueerimine, ehk siis on juba inimkaubanduse juhtum, et kus inimesed lihtsalt märgavad, et nende naabrite juurde käivad hästi tihti külalised, ehk siis iga päev käib 2, 3 kuni 10 meest. Väga erinevad inimesed ja et see juba võib tekkida küsimus, et mis toimub, mis asja toimub, mis selles korteris toimub, et isegi kui te ei tunne oma naabrit, et see ei tähenda see, et ei või lihtsalt seda vihjet kuskile edastada, näiteks politseisse peaks sellist vihjet saatma, et ehk siis kas või rääkige oma korteriühistule esimehele või esinaisele, et kes võiks seda infot edasi viia, et arutage nende teemade üle, et kust te märgite midagi, mitte tavalist olukorda, ütleme nii, et kus tekivad küsimused, et ärge jääge nendega omaette, lihtsalt kokkuvõttes jällegi, et mis kogemus on, et inimesed on märganud sellist asju, et kus nii nagu sa ütlesid, et naisterahvad kupeldes tema elukaaslane või siis abikaaslane juhtumid on rohkem kui üks,
No neid on rohkem kui üks, aga ma ütlengi, et ega see, mis sa tõid, see ongi väga õige, et ära jää, kõige hullem, mis sellega teha saab, on, et sa jääd selle infoga nagu jätad endale kõik. Nägin, märkasin ära, sain isegi ära, et ahaa, see ei ole õige. Ja siis võib-olla sõbrannale saunas räägin, aga see on ka kõik on ja see on ka juba väga suur see. Ja siis seeläbi tegelikult mitte kuidagi see ei aita seda inimest, kes võib-olla on sundseisus, kes võib-olla, mis iganes tema see seisund on ja ta ei ole võimeline täna ise võib-olla abi saama, aga see on, ma isegi tõmbaks võrdusmärgi sinna vahele, et sa näed maas abivajat inimest, sa ei tea, kas ta hingab, sa ei tea, mis tal nagu on, aga sa ei lähe vaatama ka, mis tal on, vaid sa jalutad mööda, et ma ei tea, et äkki järgmine tuleb ja kui sureb ära, siis sureb, ehk siis umbes ju see sama käitumine on siis ju selliste mustrite märkamisel täpselt samamoodi, et me kindlasti ei tohiks seda jätta enda teada, see on kõige hullem asi, mis teha on, nii võib juhtuda inimesega midagi, mida me ei taha, et juhtub, ehk siis ikka alati ükskõik kuhu pool kuskilt tuleb alustada, tuleb kas politseiga arutleda, kas ohvriabiga arutleda, 116 006 on kriisitelefon ohvritele, ehk siis lihtsalt arutle, küsi ja vaata, midagi ei juhtu. Kui sa selle arutelu ära pead, aga võib-olla saad sa sellise sammu edasi, et tegelikult kõike saab muuta senikaua, kuni on olemas võimalus muuta. Et kõik elusid saab paremaks muuta, kõik elusid saab toetada. Jah, et sellist mõistet, et nagu vale info või siis või midagi sellist, et väärinfo, et sellist puhul ei eksisteeri, et keegi karistab teid selle eest, et te olete midagi üle mõelnud ja siis mingit valet infot edastanud kuskile, ei. Igasugune info on teretulnud, ehk siis spetsialist ise juba selgitab välja, kas tegemist on päris juhtunud või mitte. Ehk siis teie ülesanne on lihtsalt seda edastada. Aga lähme natuke edasi veel ja ma tõin räägime veel ühel teemal, et ma tõin eraldi välja sellise teema nagu eakad. Et sa oled juba sel teemal meedias rääkinud ja sellepärast ma tahakski, et sa olla natuke rohkem siit samast podcastis räägiks sellest ka, et miks just eakad eraldi välja toodud ja just meie teema kontekstis. Jah, sest kui me nüüd toome ühe lisamõiste siia veel juurde, siis on need haavatavad sihtrühmad, siis miks rääkida kindlasti vanemaealistest, siis nad on nii haavatav sihtrühm mitmel erineval põhjusel. Ehk siis neid on natuke, ma ütlen, et see ei ole nüüd nagu aamen kirikus 100%, aga neid on lihtsam natukene ära kasutada, neil võib-olla ei ole nii tugevat tugivõrgustikku, neil võib olla veel mingisugune teine arusaam mingisugustest asjadest või siis nad on ka hästi tugevalt selles ajastus või arusaamas kinni, et abi ei tohi otsida või abi ei ole viisakas otsida või abi on piinlik otsida ja nii edasi. Ehk siis nad tihtilugu ei pöördu ka kuskile oma murega, kuigi tuleb täheldada, et viimasel ajal ikkagi nad juba rohkem ja ega neile endale ei meeldi. Et me räägime sellest, et nad on haavatav sihtrühm, nad arvavad ikkagi, et see on tegelikult inimlik ka natukene. Sest olgem ausad, et sul hakkab juba see võimekus nagu vähenema ja siis see tähendab seda, et ma olen siis nagu nõrk, kes tahab nõrk välja näha, mitte keegi ei taha nõrk välja näha. Aga tegelikult see ei ole nõrkuse märk. Abi saamine või abi palumine, see ei ole nõrkuse märk, vaid mina keeraks selle teisipidi, see on tegelikult tugevuse märk. Mis tähendabki seda, et ma olen jõudnud sinna, et ma olen ületanud mingisugused jube suured hirmud. Ja ma jõudsin sinna, küsisin abi, aga see on see sihtrühm, kes tihti siis võib-olla ei lähe, ongi oma nende, kas see sama, millest ma juba ennem rääkisin, et mina ju kasvatasin sellise inimese või siis ongi see, et kui ta nüüd satub selle
küberkurjategi näiteks ongi rahadelt välja petetud, on ju, siis sama asi hakkab ju seal, see häbitunne ja see hirm, mis muudab siis nagu halvab selle inimese, hakkab jälle pihta, et mõtle, kui ma nüüd räägin, siis nad panevad mu kuskile hooldukodusse ära, sest ma ei saa enam ise hakkama, on ju, ja ma ei taha ju sinna minna, ma tahan ikka on ju kodus edasi, eks see hirm on ju lõpuks see, mis muudabki inimesed haavatavaks. Ja see, neid hirme ja neid erinevaid teemasid on ju inimeste sees väga palju. Ja lisaks jah, see, et mina kasvatasin ja kuidas siis nii, mina olen ise süüdi, see enese süüdistamine ja võib-olla ka siis digipädevus sinna natukene juurde, ehk siis kui palju nad oskavad täna seda infot otsida, kui palju üldse võib-olla on infot täna suunatud läbi mingisuguste portaalide või interneti ja kui ma see vanemaealiste teemal ka natukene rohkem süvenesin ja sinna sisse vaatasin, siis kui hakkasime näiteks vanemaealisteni infot viima, siis tuligi mõelda natukene kastist välja, mis tähendas seda, et me ei jaga infot ainult internetis, vaid näiteks me hoopiski paneme kohalikku vallalehte info, sest paratamatult on küll see paberleht nagu väljasurev väärtus, pigem liigume sinna poole, et seda on järjest vähem ja vähem, posti on järjest vähem ja vähem ja kõik liigub kuskile meediasse, aga see tähendabki seda, et me ei arvesta sellega, et mingi sihtrühm võib-olla hakkab siis väljuma ka sellest infoväljast. Ehk siis hästi palju pead sa mõtlema välja, mis on selle sihtrühma vajadus ja mis on selle sihtrühma võimekus ja näiteks raamatukogud on ju, et kuidas läbi raamatukogude jõuda nende inimesteni, sa pead mõtlema kastist välja, sa pead mõtlema nende inimesteni, et kus nad käivad, mis asju nad kasutavad, milliseid formaate nad kasutavad, võib-olla tulebki minna nende mingisuguste kogukondade koosistumistele, mis nad nagu peavad ja seal rääkida mingitel teemadel. Ja mida mina veel märkasin nagu väga palju, et mina võisin rääkida mida iganes, nad vaatavad ja löövad käega mu peale, mida sina noor inimene tead, on ju. Aga kui leidsin kaaskõneleja umbes samaealise, siis see kõnetas seda inimest palju rohkem, sest seda infot ta usaldas miskipärast rohkem, sest see tuli sama sihtrühma esindajalt. Mitte nii, et ei olnud, siuksed väikesed märkamised, mis nagu töötasid selle kindla sihtrühma peal, ongi siis see, et sa ei saa näiteks see kõige lihtsam asi, infot jagada ühtlaselt kõikidele sihtrühmadele, nii noortele, nii selle 26–45 ja sealt edasi siis, et sa pead hästi mõtlema, kuidas sa teenuseid arendad, sa pead hästi mõtlema, kuidas sa tegelikult infot jagad ja ka ennetust teed, on ju, sest iga sihtrühm võib vajada natukene teistmoodi lähenemist. Ei saa teha nagu kõigile ühesugused kingad, kõigil on tutid peal ja kõik on kollased, vaid ongi nii, et võib-olla mõned kingad peavad olema natuke punased, mõnel peab olema võib-olla hoopiski mingi lehv või lips peal, on ju. Ehk siis niisugune piltlikust näites ma toon, et siin on erisused ja vanemaealised, veel erivajadustega inimesed, puudega inimesed, lastega pered, ehk siis tegelikult ja lapsed üldse, neid haavatavaid sihtrühmi meil on väga palju. Ja seeläbi me peamegi arvestama nii oma tööd tehes, teenuseid arendades, kui ka siis abistades, on ju, et me ikkagi ei võta ühtselt, vaid me keskendume vastavalt selle sihtrühma vajadusele ja abistame ka vastavalt sellele ja kogu seda süsteemi mitte ainult ei abista, et jagame infot vastavalt sellele. Need on nii pisikesed asjad, kus võid ju analüüsida, et näiteks see sihtrühm äkki ei jõua teenuseni, selle sa näed ära statistiliselt. Aga siis sinna nüüd taha vaadata, et miks ta ei jõua sinna teenusele. Ongi see, et kas ta ei tea sellest teenusest, on ju, kas ta ei ole jõudnud sinna, võib-olla tal bussi ei käigi üldse sinna, see on hajaasustusega piirkond ja ta näiteks on lahti see teenus, ainult see buss ei sõida sellel ajal. Nii. Ehk siis need põhjused võivad olla nii palju erinevad, aga selle jaoks me peamegi alati analüüsima, vaatama ja minna nagu süvitsi, kui me tahame ikkagi planeerida ja arendada neid teemasid, teenuseid ja vastavalt sihtrühmale, ehk siis alati ohvri või siis kliendi perspektiivist, et me ei tohi kunagi seda ära unustada, kui me seda tööd teeme. Et me lähtume ainult temast, kelle nimel me tegelikult teeme. Et see võib-olla läheb vahest meelest ära.
jah, et enda kogemusest võin ka rääkida, et eakad, nii nagu sa ütlesid, kuna ma praegu politseis töötangi just sellises ametikoha, kus eakad on väga haavatavas seisundis, ehk siis sama digipädevus, ehk siis samad keeldused, mis meil siin igapäevaselt toimuvad ja meie politsei lähenemine ka selline, et peakski minema koha peale, et kohtuma konkreetselt seltsimajades, igasugustes raamatukogudes ja siis igasugused ühingud ka on olemas, et kes igas huviringid, kus käivad eakad koos, et tulebki kasutada kõik selliseid võimalusi, kus neid saab natuke rohkem kokku ja et võib-olla, et kui sa räägid ühele, siis ei pruugi see jõuda, et võib-olla ta unustab ära või siis ei räägigi nauriga. Tulebki niimoodi korraldada, et saaks võimalikult palju inimesi kokku ja siis need sõnumid ikkagi edastama pidevalt, ja korduvalt. Et ei aita ühe korra aastas, vaid ikkagi üritada erinevaid kanaleid ja erinevaid viise ja siis kindlasti see sõnum on siis KOV-idele ja sotsiaaltöötajatele ja igal poolt, et andke ainult tuld selles mõttes, et sellist infot on vaja korduvalt just eakatele korrata, et enda kogemust ja räägin, et pöörduvad ja satuvad teist ja kolmandat korda vahest õnge, sest digimaailm meil väga areneb, kiiresti arenevad kelmid kasutavad AI ehk siis tehisintellekti abi ja siis väga kergelt satuvad ohvriteks just eakad inimesed. Just. Olgem ausad, ega ise ju saame täpselt samamoodi neid kõnesid ja e-maile ja need lähevad järjest kuidagi nii osavaks, et nad lihtsalt petavadki kõik ära ja siin on ikkagi see ennetus on ju, sellel on väga suur roll ja me räägime vägivallast, siis tegelikult üldse me justkui jõuame spetsialistidena tegeleda nii-öelda piltlikult öeldes tulekahju kustutamisega. Aga me võiks tulevikus jõuda fookuse kuskile sinna, et me saame hakata ennetama tugevamalt, kui tulekahju kustutada, siis seeläbi on meil kahjud väiksemad lihtsalt. Aga ma ei tea, millal me ükskord sinnamaani nagu jõuame, aga kindlasti me teeme juba täna nii palju sellel nimel kui võimalik, et ennetada. Aga siin on arenguperspektiivi, ma arvan. Jah, aga et kokkuvõtteks et me oleme juba põhimõtteliselt lõpupoole jõudnud ja rääkinud ka kontaktidest ja siis ühiskonna tavadest ja hoiakutest, aga võib-olla kokkuvõtteks võib-olla ütled sellist sõnumit ühiskonnale, spetsialistile, et mis on praegu sinu sõnum ühiskonnal on just antud teemal. Et sa juba hakkasidki rääkima just ennetusest, aga võib-olla lõpetuseks. Ja, ennetuse ma märkisin ja markeerisin ära, aga minu sõnum on tegelikult ikkagi see tervele ühiskonnale, et ükskõik mis vägivald, see on lähisuhtevägivald või siis on ärakasutamine, mis iganes, on see märkamine. Ehk siis meil kõigil me kõik peaksime märkama ja mitte ainult jääda siis märkaja rolli, vaid üritada vähemalt inimest kas suunata, anda talle mingid esimesed tööriistad või numbrid, mis iganes, et me jääks ainult märkaja rolli. See ongi minu sõnum, et nii me võime kindlad olla, et me oleme endast vähemalt kõik teinud, et inimene ikkagi jõuaks abini. Nüüd, kas ta ise kasutab neid tööriistu ja kas ta seda abi vastu võtab, see on teine teema, aga vähemalt meie saame nii ühiskonda nagu paremaks muuta, kui me ei jää ainult märkaja rolli. See on mu esimene sõnum.
mu teine sõnum on see, et olen hästi palju, nagu ma rääkisin, mu seljakott on kujunenud juba spordikotiks siin kogemuste pagasiga, siis tegelikult teine väga oluline on see, et me teeksime asutuste ja institutsioonide üleselt väga head koostööd, sest me kõik tegeleme ühtse eesmärgi nimel, et me teeks seda koostööd nagu päriselt, mitte sõnades, et me räägime kõigile, et me teeme head koostööd ja räägime seal, et teeme head koostööd, vaid me ei peaks rääkima, et me teeme koostööd, vaid see paistab välja meie tegudes. Ehk siis teine sõnum, mis ma tahangi öelda, on see, et teeme head koostööd, sest meil kõigil on üks eesmärk inimesi tegelikult aidata, võimestada ja suunata. Ma ei ütleks, et mitte, et me suuname neid muudkui teenustele, vaid me loome silla siis sellele elule, mis on vägivalla vaba. Vot see on see minu sõnum siis, et oleme need sillaloojad ja teeme seda koos, sest koostöös peitub see jõud, võlu ja energia lõppkokkuvõttes ja koos on palju lihtsam aidata kui üksi. Väga, väga hea kõne, ma ütleks sulle, et kirjutan alla, et jah, et täitsa nõus ja tänan sind väga. Jõudsimegi lõpupoole, et ma olen väga tänulik, et olid nõus osalema ja siis oma kogemust rääkima ja siis need sõnumid edastama. Ja kindlasti ma panen selle video alla ka kõik need kontaktid, millest me oleme rääkinud, et kõik telefoninumbrid, kontaktid, meilid, mis on väga, väga vajalikud on ja kindlasti jälgige meid Facebookis, need lingid tulevad ka sinna, kindlasti jälgige ka meie mitte Facebook, vaid juba YouTube kanalit, tellige ehk siis subscribe, pange like ja kirjutage kommentaarid, kindlasti kirjutage, üritame vastata. Ja siis see ongi tänaseks lõpp ja kindlasti me kohtume veel ja räägime teistel teemadel. Aitäh teile!